Aitäh! Kenad tiitlid, jah. Õhk on AI-st nii paks, et enam isegi noaga ei saa lõigata seda. See on tõesti, täna on mul juba 3. konverents Tallinnas, kus sellel teemal rääkida ja 2 on veel jäänud. Tallinn Digital Summit algab kohe, mis pühendatakse täielikult sellele. 10 presidenti tulevad homsest Tallinnasse üle Euroopa rääkima samuti ainult AI teemal ja see kõik on alles algus. Tundub niimoodi. Ma teeks ühe ajaloolise ekskursi. Aastal 2017 Eesti oli Euroopa Liidu eesistuja ja ma arvan, et selle eesistumise üks õnnelikumaid hetki vähemalt minu jaoks oli siis, kui James Manica, McKinsey juhtiv partner ja nende juhtiv analüütik esitles pidulikult selle eesistumise ajal kõige olulisemat raportit ja see oli automatiseerimise ja digitaliseerimise mõju Euroopa Liidu tööturule aastaks 2030. Need, kes mäletavad seda, kultuurikatlas presenteeriti, ilus lillevanik oli seal nende riigipeade ees, Angela Merkel jäi tukkuma, kui te mäletate. Enamus riigijuhte olid seal oma nutiseadmetes ja nokkisid ja sellest tekkis ka arusaamine, et poliitikud on need, kes oskavad arutada ainult ühe käe sõrmedele, et nad lugesid 2018, 19, 20, 21, 22, not my business. Aasta 2030 oli nii kaugel. Nüüd ma toon selle kõrval ühe teise näite. Ehk siis, kui aastal 2017 see raport keskendus sellele, milline on tööturul automatiseerimise, digitaliseerimise mõju olemasolevaid tehnoloogiaid paremini juurutades, mitte hüpoteetiliselt vedades mingit tehnoloogia arengukõverat üles, siis see fookus keskendus sellele, et ettevõtted paremini juurutaksid tehnoloogiat, mitte uusi tehnoloogiaid ei tekiks juurde. Ja kui tõdemuse teine külg oli hästi lihtne, mitte ükski sektor, mitte ükski riik, mitte ükski ettevõte ei astu sellesse muudatuse üleöö. Minu kodulähistel siin Põhjapuieste juures oli kunagi säästumarket, mis praegusel hetkel on Rimi. Sellel säästumarketi aegadel oli seal VHS-kassettide rent, DVD-de rent ja seal oli 8 kassapidajat, kes töötasid selles säästumarketis. Ta muutus Rimiks. Rimis oli endiselt 8 kassapidajat, kes lintide peal lasid neid asju läbi, mis tegid piiks ja siis sa said maksta. Mingil hetkel tekkis sinna 1 iseteeninduskassa ja alles jäi 6 linti. Mingil hetkel tekkis sinna 4 iseteeninduskassat ja alles jäi 3 linti. Ja praegusel hetkel on seal olukord, kus seal ei ole viimati käies linti kui sellist ja on ainult iseteeninduskassad. Ja see tehnoloogia, mida seal kasutatakse, suures plaanis on aastast 1980. Triipkoodi lugejad, kassa infosüsteemid, võib-olla puutetundlik ekraan, kaupade kaalumine, valikvastused, makseterminal. See lihtsalt on kokku pandud kompaktselt viisil, milles sellesse iseteeninduskassasse investeering võrreldes keskmise palgaga, mida makstakse inimesele, on umbes 3 kuu palka. Ja see on mõistlik teha. Maailmas automatiseerimisse ja robotite kasutamisse. Ja nüüd ma viitaks sellele, mida Tanel on varem öelnud, et kui me räägime tehisintellektist, me oleme liialt palju võib-olla arutlemas keelemudelite mõjust ühiskonnale, tööturule, efektiivsusele. See üks suurimaid mõjusid võib-olla on hoopis teistsugustes valdkondades. Seesama automatiseerimise protsess tööstuses on juhitud praegu 5 riigi poolt maailmas. Hiina, Jaapan, Lõuna-Korea, Ameerika Ühendriigid ja meile rõõmustavalt ka üks Euroopa riik, Saksamaa. Pool robotitest paigaldatakse Saksamaal, mis puudutab kogu Euroopa Liitu. Nad ei paigalda seda mitte sellepärast, et inimesed ei meeldi neile, nad tahaks inimestest lahti saada. Nad on globaalses konkurentsis ja selleks, et oma konkurentsivõimet parandada, oma produktiivsust parandada, oma kvaliteeti tõsta, nad on tööle võtnud, jutumärkides tööle võtnud, umbes 1 miljon robotit. Keskmise produktiivsusega umbes 3 aastat tagasi 2,8 täistöökohta ja praegusel hetkel umbes 5,2 täistöökohta.
Ehk võib öelda, et Saksamaa tööstus on tööle võtnud või tööd andnud 5 miljonile täistöökohale, mis on rohkem kui 10% nende tööturust. Hea uudis. Kuidas meie sellele samale raportile, mis me Eestis ka rääkisime ja mis peegeldas natukene seda tööturu dünaamikat ja tulevikku, on muud riigid reageerinud. Seda võib ühe sõnaga praegu kokku võtta valitsuse perspektiivist, sellise itaaliakeelse väljendiga, mis Itaalia parlamendis ka kasutusele võeti. See oli contributo automatizzazione ehk siis robotimaks. Kui ettevõte kavatseb oma tulemuslikkust ja efektiivsust ja produktiivsust parandada, võttes kasutusele automatiseeriva roboti, mis asendab inimtöökoha, siis ta peab hakkama maksu maksma. Seesama teema oli Euroopa Parlamendis üleval aastal 2018, ei läinud läbi, ei hääletatud oluliseks teemaks. Seesama teema on olnud Belgias, sama teema on Hispaanias, Prantsusmaal, Itaalias ja ka Saksamaal. Ja siit tuleb üks sama oluline järgmine küsimus. Kas valitsused annavad endale aru, et ettevõtteid ei tee neid investeeringuid automatiseerimisse ja digitaliseerimisse mitte sellepärast, et nad kuidagi vihkavad inimesi, vaid nad püüavad ellu jääda. Kui meie kolleeg Eesti Pangast viitas siin eelnevalt ühele olulisele MIT professori Nobelisti uuringule, mis puudutas skeptilisust selle suhtes, milline on tehisintellekti võimalik mõju tööturule, siis selles raportis, selles uuringus tegelikult toodi esile põhjused, miks ta on skeptiline. Ta on skeptiline 2 põhjusel. Esiteks, ta sellesama behavioral economicsi või käitumismajanduse tõttu ehk ettevõtted, inimesed, organisatsioonid on inertsed. Kui ettevõttes on 5 inimest, kes on inertsed, siis tegelikult selles ettevõttes on see inertsuse võimendus veel suurem kui lihtsalt selle 5 inimese maht, vaid see on kordades veel suurem. Põhjus on 2, miks see võib ebaõnnestuda ja miks uute tehnoloogiate mõju on väikene, on see, et fokusseeritakse kitsale valdkonnale, võetakse ainult üks tükikene, üks lõik selle ettevõtte valdkonnast, mida automatiseeritakse või digitaliseeritakse. Ja number 2 on see, et ettevõtete juhtkondadel puudub tegelikult pikaajaline kava ja valmisolek seda tehnoloogiat läbivalt kasutusele võtta. Need on 2 olulisemat põhjust. Kui need, ehk siis juhtimistasand ja selle juhtimise nagu tehnoloogia kasutuselevõtu juhtimine paremaks muuta, on võimendus hoopis teissugune. Jällegi imepisikene väikene näide Eestist, 5 salongi omav maniküüri, pediküüri, küünetehnika keskus investeeris 5000 eurot välise konsultandi abil, neil puudub IT-juht. Nad ei tea sellest mitte midagi, mis see IT on, aga neil on olemas broneerimise infosüsteem. Nad investeerisid 5000 eurot, et oma broneerimise infosüsteem mitmekeelseks 24 tundi ööpäevas töötava kliendi toega tööle panna tehisintellekti rakenduse abil, chatbot plus voicebot. Ja see investeeringu tootlus oli 2 kuuga nende jaoks 10 000 eurot. Ja kust nad tulid selle idee peale? Tegelikult nad tulid selle idee peale sellest omast ChatGPT kasutamisest või keelemudeli kasutamisest ja meie enda selle ka TI-hüppe algatuse üks partnerid OpenAI on väga selgelt ja ausalt öelnud 80% sessioonidest, mida inimesed maailmas kasutavad praegu ChatGPT puhul, on kujul või teisel seotud uute teadmiste omandamise või sooviga õppida midagi. Inimesed tahavad saada teadmisi ja tahavad saada uusi teadmisi, oskusi, informatsiooni ja see on kõige olulisem põhjus. 80% kõigist juhtudest on seotud sellega, et sellest on saanud uus, mitte ainult otsimootor, vaid ka õpi- ja teadmiste mootor. Need rakendused, milles me praegu hetkel siin oleme rääkimas, ma usun, et seda on võimalik oluliselt mõjukamalt Eestis kasutusele võtta ja seesama üks Euroopa eduettevõte ASML on aidanud kaasa muul ka sellele, et need AI ehk siis
Netherlands AI koalitsioon oleks kokku kutsutud ning selle sama mudeldamise abil on läbi mängitud muuhulgas ka mitmete muude Euroopa Liidu väikeriikide majanduslikule mõjule suunatud tehisintellekti rakendust lähiperspektiiv 5 aasta jooksul. Muuhulgas ma püüdsin kaasa aidata ka sellele, et Eesti oleks seal sees, ehk need valdkonnad on tööstus ja tootmine, mis esile toodi selles analüüsis, energeetika, tervishoid ja meditsiin, riigijuhtimine ja sellega see suur selline nii-öelda Eesti plaan nagu mõjukate majandusvaldkonda suhtes lõppes. See mõju juhul, kui ettevõtted teadlikult seda kasutusele võtaksid ja oskuslikult juhiksid seda protsessi võrreldes praegusega, tähendaks Eestile umbes 6% SKP muutust. See on nii suur number, et ma lasin seda mitu korda üle vaadata ja see mõju oli endiselt kinnitatud samasugusena. Nüüd selle teema juurest hüppaksin ma juba selle sama hariduse ja võib-olla natukene ka kõrghariduse juurde, kuid veel kord see pilt, see tähendab seda, et aastaks 2030 on pooled töökohad Euroopa Liidus, mis olid aastal 2017 sellised, et neid ei tohiks enam kutsuda sellise ametinimetuse järgi selle töö sisust lähtuvalt või neid töökohti enam ei ole olemas. Need inimesed on endiselt olemas ju. Aastal 2030 valdav enamus, ma eeldan, siin saalis olevatest inimestest on olemas ja teevad midagi. Aga nad teevad kõrge tõenäosusega midagi, mis ei ole see, mis nad praegu teevad. See tähendab seda, et toimub suuremat sorti ümberõppeprotsess ja kohaldamisprotsess, mille jaoks TI hüppest, mis keskendub gümnaasiumidele, on oluliselt vähe. On vaja enamat. Ja see enam hakkas mulle silma ühe riskistsenaariumina, aga võib-olla ka ühe võimaluse stsenaariumina, siis kui mul õnnestus käia 19. septembril Oxfordis, kui nad pidulikult teatasid ja kuulutasid ametlikult välja, et OpenAI on 19. septembrist alates kõigis Oxfordi üliõpilastel, õppetooridel mitte ainult kasutada, vaid ka on intensiivarenduses. Ja on üks algatus, Opportunity Oxford, mis keskendub sellele, kuidas vähevarustatud ja halvamal järel sotsiaalse kihiga ühiskonna liikmeid saaks Oxfordi kaasata. Algatuse sisu on see, et umbes 500,000 naela eest püütakse luua keelemudelite, selle sama OpenAI keelemudelite abil enim levinud ja mõjukates keeltes ligipääs Oxfordi kõigil kraadiprogrammidele, alates bakalaureuse kraadist, aga hetkel keskendutakse kõige rohkem sellele asjale, millel on tööturul kõige rohkem ja turul kõige rohkem nõudlust. See on mikrokraadid, väikesed õpisutsakad. Selle LBS-i, nüüd hüppame teise kooli juurde, mis veel ei ole siin tulnud, veel ei ole ja ei tahagi ega plaanigi eesti keeles turule tulla, kuigi see on tõenäoliselt samuti täiesti võimalik nende jaoks. LBS on suutnud oma mikrokraadide hinna, võttes kasutusele tehisintellekti tehnoloogiat, kogu selle protsessi juhtimisel, haldamisel viia alla umbes 8,000 eurolt, praegusel hetkel umbes 500 euro peale. Nad võtavad ühte sellesse klassiruumi ühele kursusele enam mitte 40 tudengit, vaid 2000 tudengit vastu kvaliteedis väidetavalt ja kasutajate arvates kvaliteedis kaotamata ja nad suudavad seda pakkuda globaalselt. Need on uued trendid, mis ma näen, on ka hariduses ja kõrghariduses tulemas. Ehk küsimus selle kohta, kui ma näen väljas reklaami, maailma parim eestikeelne kõrgharidus reklaamiplakatina mind Kreutzwaldi ja Feilmani tänava nurgal vaatamas, siis ma esitan küsimuse, kauaks veel? Kauaks veel on võimalik meie avalik-õiguslikul ülikoolil panna tänavanurgale reklaam maailma parim eestikeelne kõrgharidus ja kas see üldse läheb korda, et see on maailma parim eestikeelne kõrgharidus. Vabandan selle viimase küsimuse ja väljaütlemise eest juba ette, sest see saab olema äärmiselt intrigeeriv teema. Ümberõppe saab olema massiivne ja suur, samuti täiendõppe ning samuti ka ligipääs erinevatele teadmiste vertikaalidele läbi kõigi kõrgharidusprogrammide. Aitäh!
Aitäh, Linnar. Nii, ja nüüd, kui keegi väga kiiresti käe tõstab, siis me saame ühe küsimuse. Jah. Küsiks hästi kiiresti, et kuidas need uued programmid, mis 500 euro või $500 eest annab sulle Harvardi magistrikraadi, mikrokraadi, et kuidas nad kontrollivad seda, et kas see inimene lihtsalt maksis $500 ja lasi seal arvutil siis mingi aja joosta, kuidas nad neid teadmisi kontrollivad? Nägin sel sügisel kõrvalt inimesi, kes London Business Schoolis võtsid selle programmi, nutsid, ägasid, pingutasid ja ütlesid, et see on nende elu parim hariduskogemus, mis nad on saanud. Aitäh. Ma kujutan ette, et osad nendest panevad teise ChatGPT, esimese ChatGPT-ga rääkima, nagu me kõik kahtlustame, nii et see oli võib-olla selle küsimuse üks osa.